eriline kompliment selle juures on see, kui tuleb mingi välismaa naine ja ütleb, et vabandage, mis teil seljas on ja siis mõtled, et vabandage väga, aga see on minu enda Eesti bränd. Tere, armas sõber, mina olen Anette, sa kuulad Forma podcasti ja täna istub siin minuga imekaunis Kelly, kes on Furgoe asutaja ja disainer ja muidugi minu väga-väga hea sõbranna. Tere tulemast! Tere, Anette, aitäh, et sa kutsusid mind. Nagu tavaks on saanud, võib-olla sa paari sõnaga ütled, kes sa oled, mis sa teed? Mina olen Kelly, nagu sa just mainisid. Mul on bränd Furgoe, mis teeb naistele siis karusnahast, nahast ja nüüd hiljuti on lisandunud ka Itaaliast pärit siiditooted. Hetkel on need tooted küll ainult naistele, aga kes teab, võib-olla tulevikus tuleb midagi ka meestele. Oi, kui tore. Enne kui me hakkame rohkem sellest brändi teemast rääkima, siis kohe ütleme ära, kõik riided, mis meil seljas on täna Furgoe riided, ehk siis siidist tooted, nahast tooted. Aga kuna kõigile meeldib ikkagi tagatausta ka kuulda, me tunneme juba üksteist päris mitmed aastad, siis... Oota, kas räägime sellest ka, kuidas me tuttavaks saime? Ja me räägime sellest, kuidas me tuttavaks saime. Ma arvan, et sina räägid, seda sul tuleb sülli hästi välja. Jaa, räägime sellest. Ja siis, kui me tutvusime, Kelly veel absoluutselt mitte mingit seda brändi asja ei teinud, mitte kumbki me seda asja ei teinud, mida me praegu teeme, nii et see on ka väga tore, kuhu me oleme jõudnud selle ajaga. Täpselt nii. See oli vist aastal 2020, kui ma mäletan õigesti. Mina siis teatavasti registreerisin ennast lühimeigi kursusele, meikis endale. Ja kui ma sinna kohale läksin, siis esimeses infotunnis mulle räägiti, kuidas tere, väga tore, et te siin kõik olete. Me hakkame nägema järgnevad 2 kuud, esmaspäevast reedeni 10-2. Ma olin, et okei, et kas nii kaua see meikis endale kestabki või? Aga siis ma sain aru, et ma tegelikult registreerisin ennast totaalselt valele kursusele. Aga kuna ma seal juba olin, siis tuli seal käima hakata ja nii see tee algas. Ja esimesed 3-4 tundi ma sind ei näinud millegi pärast. Ja, sest sa tegelesid oma brändiga. Ma tegelesin oma asjadega. aga siis ühel ilusal tunnil tuli Anette sinna ja meil kuidagi toimus kohe mingi klikk oma vahel. Sest et vaata meigikoolis sa pead ennast paaridesse võtma ja ütleme niimoodi, et algul oli mu paariline üks naisterahvas, aga üsna ruttu sai selgeks. Libistasime kokku. Et me libistasime ennast kokku ära ja siis kuna see meigikooli ülesehitus üleüldiselt on selline, et sa pead kogu aeg üksteisele meiki tegema ja siis õpetaja pärast hindab, et võib-olla sa võid nüüd rääkida siit edasi, et kuidas selle punase huulega meil on. Ühesõnaga, lood on siis niimoodi, et kuna me kaamera ees oleme, siis ikka tuleb tibakene meigiga tegeleda enne kaamerate tulemist. Mina olen enda meigi ise teinud. Kelly käis meikari juures ja Oot, selles mõttes lisaks nüüd ma pingutasin üle. Lisaks disaineri, treeneri ja igasuguste asutajate tiitlitele on meil mõlemal profimeigi kursuse paberid käes. Ja, aga mina tegin meigi endal ise. Miks sina ei teinud? Mul ei olnud aega. Ja, kindlasti. Ühesõnaga, see meigikoolis on lihtsalt nii tore lugu, sest ta võib-olla ajab teid ka naerma. Oli mingi punase huule tund või 50. või mina ei tea, mis see teema oli. Ühesõnaga, punastuult oli teha. Mina teen siis Kellile meigi ja punase huule ära ja siis Kelly hakkab mulle seda punastuult tegema. Anette on vait lihtsalt, ta ei ütle ühtegi sõna. Ta lasi ära teha, ta oli hästi viisakas. Aga ta ütles mulle pärast vaikselt kõrva sisse, Kall, kuule, teeme niimoodi, et sina seda punasult rohkem ei tee. See oli nagu terve see huule äär oli lihtsalt nagu siuke sinka-vonka, lihtsalt on mingi, et okei, nagu teigelli, see ei ole sinu teema, vaata. Aga ühesõnaga, sealt me nagu suhtlema jäime. Olime täiesti teistes elukohtades, kus me praegu oleme, tegelesime hoopis muude asjadega ja nüüd me istume täna siin. Sinu loodud stuudios. Jah, sinu loodud riietas. Täpselt. Et täiesti nagu väga sürre elu muutub nii kiiresti. Ja siis sealt me ju suhtlema jäimegi ja siis juba sa hakkasid trennis käima ja nii ta on läinud ja nüüd me oleme nagu see sukke saabas, et nagu iga päev peab ikka helistama. Lahutamatu. Kui ma trenni ei tule, siis ma tean, et kui kolmapäeval on ette trenn õhtuti kell 6, kus ta teab, et mulle väga meeldib käia ja kell 4 tuleb mulle kõne, et tuled ikka, jah. Siis ma saan aru, et tuleb tulla, vaata. Aga räägime nüüd natukene sinu brändist ka. Räägi üldse kõigepealt, kaua sa nüüd oled seda teinud?
No kui nüüd päris aus olla, siis tegelikult alustasin ma sellega 2020, aga ma alustasin nii-öelda võib-olla valest materjalist, mida oli tollal hästi keeruline turundada ja see aeg algas meil ka tegelikult ju koroona, ma räägin siis nagu kasukatest ja karusnahatoodetest üldse ja Fourgois brändina on alati, noh, ma olen lähtunud alati selliselt, et kõik peab olema hästi kvaliteetne, et nagu kvaliteedi osas ma ühtegi järeleandmist kindlasti ei tee. Ja kui koroona meil algas, siis teatavasti läksid ju piirid kinni, ehk siis kus ma seda karusnahka saan. Ja sellel ajal ta jäi kuidagi nagu soiku mul ja mul ei läinud see asi kuidagi ja ma ilmselt ei teinud seda asja õieti ja võib-olla ma ei olnud nagu päris kohal oma asjaga tolleks ajaks ja ta lihtsalt oli mul riiuli peal olemas, Instagram oli valmis, mingi photoshoot oli seal tehtud, aga ta lihtsalt seisis seal. Ja siis tegelikult nüüd 1,5 aastat tagasi äkki või, märtsis me olime sinuga Marokos muideks, kui sa mäletad hästi. Ma olin just nagu mõelnud, et ei, et tegelikult see on see miski, mida ma kindlasti tahaks teha ja mida mulle nagu väga meeldib tegelikult teha ja milles ma tunnen, et ma olen pädev, sest et ma olen elupõline shopahoolik ise olnud, pluss ma nagu nägin seda, et turult on nagu midagi puudu. Et sellised nagu, noh, nüüd ma jõuangi nende nahktoodeteni siis, mida Fourgois ka pakub, et sellised ägedad tagid, aga samas sellised statement pieces. Ja mul oli ainult mõttes see kogu aeg, et okei, ma tahan, et see oleks nahktagi väga kvaliteetsest nahast ja midagi on seljale kirjutatud, aga mul ei olnud mitte ühtegi nagu mõtet, nägemust, mida ma sinna kirjutan, kuidas ma kliendile seda müüma hakkan, mitte midagi. Aga noh, see mõte mul juba käis ja me olime vist Marokos, siis ma olin 6 ennem tulnud Istanbulist ja midagi sellist oli. Ja oli mingi siuke kombo, jah. Ja seal ma panin nagu selle tootmise poole paika selles mõttes, et noh, omavahel öeldes, kui ma täitsa omavahel, noh, me räägime siin praegu, oleme podcastis. Hästi omavahel on kõik. Aga jah, et sealt läks see tootmise pool mul nagu lahti ja kui ma Eestisse tulin, siis mul oligi vaja välja nuputada, et mis need nagu lööklaused olema saavad. Ja noh, nii palju, sa tead minu neid tagisid on ja mis nendel sinna selgadele kirjutatud on? Väga hästi tean selles suhtes, et ma mäletan, kui sa mulle rääkisid, et sa hakkad tegema, ma olin mingi davai. Ma mäletan, kui sa mulle need laused ütlesid. Ei, mul esimene lause, tegelikult kõige esimene lause, ma tahad nalja kuulda, kus see tuli või? Selveri kassa järjekorras. Nii. Sellepärast, et seda ma vist ei teagi. Üks vene naisterahvas elas seljas, mul sõna otseses mõttes elas seljas ja mul oli nagu, ma panin ise oma asju sinna selle ostulindi peale ja ta lihtsalt nagu nügis ja elas seljas ja kõik asjad ja ainuke mõte, mis mul oli get off my back nagu. Ja see on Fourgois kõige müüdavam slogan tänase päevani, et tundub, et inimestel elavad palju need vene naisterahvad Selverites seljas. Aga see on alati niimoodi, et sellised random asjad töötavad lõpuks kõige paremini, mis tulevad mingist X kohast, vaata mingi täiesti suvaliselt. Aga ma mõtlen, et kus sul tuli see mõte, et sa esimeseks, jätame seal karusnaha välja, ütleme, kui sa nüüd tõesti hakkasid seda brändi nagu tõsiselt ajama, et ma hakkan nüüd nagu nahast asju tegema. Miks sa võtad mingi lihtsamaid asju, võtad mingi ostu mingi linast, kangast või puu, villa või sellepärast, viskoosi? Sellepärast, et kuidas ma ütlen seda õigesti nüüd? Mulle endale meeldivad kallid asjad ja ma tahtsin pakkuda midagi kallist ja nišikat. Ja sealt see läkski, et ma teadsin, et kui ma juba teen, siis ma tahan teha hästi tõsiselt ja korralikult ja kindlasti mängis rolli ka hooaeg, sest kevad oli ja kõik tahtsid hakata ju tagidega käima ja ma tahtsin ju ikkagi kohe midagi pakkuma hakata. Võib-olla sa räägidki korra, mis on praegu need tooted, mis sul üldse valikus on? No toode, mille järgi brändi kui Fourgois üldse kindlasti teatakse, on need sloganitega nahktagid. Et neid ma müün tegelikult aastaringselt, isegi siis, kui talv on, sest et noh, ma ei tea, kus nad inimesed käivad meie talvedel nendega, aga ostetakse neid igal juhul. Aga üleüldiselt naha poolest on toote valikusse tulnud nüüd ka lühikesed püksid. Väiksed mõtted on, et hakata tegema meestele nahktagisid, sest et väga palju on seda küsitud. Ma lihtsalt olen kuidagi, ma tean seda naiste maailma oluliselt paremini ja seal ma nagu manageerin ise asju paremini. Mis tooted veel?
Itaalia siit, mis sinul seljas on, kallikene, näita. Mulle väga meeldib. Ma tahaks oota, ma näitan korra tagisega, et sina räägi nii kaua. Ja Itaalia siit nüüd tuli sellest nii-öelda siis suvest ja minu nagu mõte nendega. Kas ma võin korra püsti tõusta? Tõuse, näita enda ilusaid jalgu, mis tulevad formast ja ilusaid riided, mis tulevad furgoelt. Jah, oota, kus ma olin nüüd? Ühesõnaga Itaalia siid ja kõike saab miksida ja... Kõik asju saab mix and matchida, et saad osta komplektina ühes värvis, eraldi ja nagu kogu asja point on tegelikult see, et sa viskadki kontsa alla, nagu sul on täna, võtad oma käekotti ja me läheme õhtul restorani sinuga. Või sa lähed plätuga beach clubi lunchile, whatever, name it. Ma olen käinud beach clubis ja eriline kompliment selle juures on see, kui tuleb mingi välismaa naine ja ütleb, et vabandage, mis teil seljas on ja siis mõtled, vabandage väga, kas on minu enda Eesti bränd. Muidugi ja inimesed, kes sukes asjaga, kui ma töötaks kontoris, ma oleks mingi äge kontoritöötaja. Ja sa lähed igale poole sellega. Sa lähed igale poole, ma ei tea, kuskile büroosse või miks mitte on, et täiega ja tagiga tegelikult, ma arvan, iga silmas ja ülihea minu meelest need tagid, kui sa lähed kuskile sooja riikiga, sa ei taha päris nagu minna mingi talvejopega talves, lähed tagiga lennukisse väga mugav toode. Nii et tegelikult see tootevalik on sul ikkagi väga lühikese aja jooksul väga kiiresti päris laiaks läinud. Väga laiaks läinud. Ja kui sa mõtled nende materjalide peale, et siis nagu karusnahk, nahk ja silk, et nad on kõik ikkagi siuksed õiged materjalid, et nagu saad aru, mida ma mõtlen, on ju? Muidugi. Mul on väga kahju, et ma oleks pidanud sulle ütlema, et oleks võinud võtta kaasa need kotid ja pakikaga, kes on tellinud ja kes on näinud Instagramist või kuskil või vaadake järgi. Iga detail on hästi läbimõeldud, sa näed väga kvaliteetsed kotid. Selle kotiga on niimoodi, et nagu kelli on ainult kott, vaata, on ainult paberkott, vaata, et saaks linna peal paberkotiga käia, seega saab kõik, et nagu mitte ma tahaks tassida midagi, aga reaalselt, kui sul on vaja midagi, siis see on nii ilus kott, nagu parem kui mingite suurte brändide kotid, karbid, igas asja nagu pandud raha ja aega ja läbimõeldud. Siin mängib rolli kindlasti see, mida ma juba enne mainisin, et ma olen ise läbi elu suht suur sukene shoppaja olnud ja ma olen näinud, mida ja kuidas erinevad brändid teevad, mida nad teevad õigesti, mida nad teevad valesti, kuskilt mingeid mõtteid noppinud, endal mul oli mingi visioon peas ja sellest kõigest ongi sündinud kokku nagu furgoe, mis ta täna on. Ja see on, ma arvan, kõige parem ka, et ma mäletan, kui ma ise kunagi kunstiakadeemial brändi tegin, siis tegelikult teha nagu brändi nii noorena, isegi kui sul on hea maitses, siis sul pole seda tausta, seda vaata, et kui sa oled ikkagi palju reisinud, sa oled palju ise ka tarbinud, sa oled palju käinud poodides, see nägemus on, sa võtad igalt poolt midagi head ja sellest tuleb kokku lihtsalt väga hea ja kvaliteetne asi. Okei, mis mind huvitab on nüüd kindlasti see, et kuidas sinu tooted sünnivad? Sa mõtled loomisprotsessist kuni lõpuni välja? No nii palju, kui sa rääkida tahad, sest see ei jää oma vahele meil. See ei jää meil oma vahele, jah. Sellest ma nüüdseks olen aru saanud, peale 10 minutit ma olen ette aru saanud, et see vist ei jää oma vahele. Aga kuidas nad sünnivad? Ma võin rääkida täitsa otse ja ausalt nahktoodetest, kuidas nad sündisid. Et minul oli see Istanbuli reis ja see mõte juba peas idanes. Ja käisingi mina seal siis neid, kuna teatavasti tegelikult Istanbulis on üldse väga suur nahatööstus ja sealt tuleb valdav enamus Euroopa nagu kõik, kes müüvad meil nahktagisid, need tootmine on Istanbulis. Et me võime rääkida igasugused ägedaid jutte, et Itaalia ja ma ei tea, mis veel nagu ägedam öelda oleks, reaalsus on midagi muud. Aga ma läksin tollal sinna Istanbuli ja siis käisin läbi neid nahapoode, leidsin väga hea kontakti, kes viis mind tehasesse ja ma ütlen ausalt sulle, et see põhimudel on tegelikult põhimõtteliselt lastud teha minu 10 aastat vana Saara nahktagi pealt. Lihtsalt mulle meeldis see lõige, ma armastasin seda lõiget, kus oli üks lukk, kus oli teine lukk ja ma ütlesin, et tehke mulle nüüd palun heast kvaliteetsest nahast samasugune nahktagi järgi. Ja algul nad midagi seal pusserdasid ja üritasid igatepidi panna neid lukke ja asju teisele kohale, aga lõpuks minule on ju natuke raske tegelikult vastu vaidlema hakata, et lõpuks me saime selle toote kui sellise nagu paika ja tegelikult oligi nagu nahktagi oli sündinud. Aga need sloganid, mis meil seal... See on siis see lõige, millest sa räägid või? Ei ole, see on tegelikult see lõige. Okay. See ja must on täpselt sama.
need on need uuemad. Need sloganid kui sellised, mida te näete nendel selgadel ja käte peal on sul ja need me teeme kõik Eestis ja neid teeb kunstnik. Et hästi paljud arvavad, et tegu on prindiga, tegu ei ole prindiga, et miks ma ei suuda näiteks kliendile väga kiiresti tellimuse korral tagi kätte anda, on see, et kuna ma pakun ikkagi nii palju erinevaid sloganeid, erinevat värvi ja siis tulevad meil ka suurused veel mängu, siis sellist stokki omada nagu ühel Eesti brändil on nagu mõtlematu, et ehk siis mul võtab aega see, et oletame, et sina ütled mulle homme, et palun, ma tahan seda halli nahktagi selle värvi kirjaga, siis ma alles annan oma kunstnikule ülesande, et palun teed mulle valmis ja see on hästi niisugune omaette protsess, sellepärast et ega ta teeb seda ikkagi mingi värviga, aga vaata, mis ilm meil täna siin väljas on, et kujutad ette, kui sa lähed oma tagiga välja ja sul jookseb see tekst sealt maha, et et seal on, mina seda spetsiifikast täpselt ei tea, aga jah, nii. No ma ei ole kuulnud, et kellelgi see maha jookseks. Ei, ma ei ole ka seda tagasisidet saanud. Minul ei ole ka midagi maha jooksnud, nii et kõik püsib, et see on täiesti püsiv asi. Okei, aga see protsess on siis päris pikk, aga selle nagu kui sa ütlesid, et klient tellib, sa pead ootama, siis minu meelest selles on nagu mingi võlu. Ongi, sa ei saa kohe kätte. Sa ostad kallima toote, sa ei osta 100 eurost toodet, sa ostad mitmesaja eurose kvaliteetse nahktagi endale, mida sul oodata on seal nädal, 2, ma ei tea kaua, väga ilmselt üle 2 liiga palju ei lähe. Et see ei ole pikk aeg. Ei ole. Ja see teeb selle asja palju erilisemaks, et sa tead, et see tehakse sinu jaoks. Ja mulle isegi meeldib see, et tänaseks kliendid nagu, nad pigem juba teavad, et see ei ole see, et ma tulen kuskile poodi ja ma võtan selle, maksan sulle raha ära ja lähen sellega koju, vaid nad teavad, et nad peavad tellimuse sisse andma ja nad on kuidagi sellega nagu arvestanud ja see nagu töötab ja nii ongi. Mu küsimus järgmine on selline, et kuidas sa arvad, et see bränd edasi areneb või mis su nagu mõtted on või mis su unistused on jälle nii palju, kui sa jagada tahad, on ju? Anette, mäletad aastavahetuse paiku, ma ütlesin sulle midagi sellist, et nagu pane tähele, et 2025 on minu aasta ja läks 2 kuud mööda ja kus me olime sinuga? Dubai laval minu brändiga fashion show'd tegemas, sina olid mulle modelliks. Et ma usun nagu sellesse kuidagi, et mingid asjad juhtuvad nii, et sa mingid asju sa suunad kindlasti, aga mingid asjad juhtuvad nii, et sa ei oska isegi nagu oodata ja läheb hästi palju nagu lahti sellest asjast, nii nagu läks minu jaoks kõik see, mis toimus seal Dubais meil, see fashion show, kus mu bränd siis üles astus ja kõik see diil, mis sealt edasi järgnes, et ütleme, unistused on suured, aga ma ei räägi nendest valjult. Räägi sellest, kes ei tea ja ei ole nii palju jälginud, et räägi sellest võib-olla sellest Dubai asjast ka, et meile käisime ja tegime seal show'd, väga äge oli, võime uuesti minna. Ma olen valmis. Sain ka lõpuks lavale vahepeal vaata. Kuule, sa olid mu põhimodell, sa avasid show ja sa lõpetasid show. Kallis, sa avasid show ja sa lõpetasid show. Sa oleks suht plask olnud, kui ma Eestis tulen kohale ja ma ei saa seda teha vaata. Ei, Dubaiga oli niimoodi, et mulle kirjutas Instagrami 2,2 miljoni jälgijaga naisterahvas, et kõlab nagu vaata mingi skämm, ma mäletan, me arutasime ma ütlesin sulle, et nagu ma lasen igalt poolt, igast võimalikust mingist detektorist, mis seal kuskil on, et nagu mis on skämm ja mis ei ole, et ma lasen selle läbi, et see ei ole reaalne, nagu kuidas ta mind leidis, et see ei ole nagu reaalne, loomulikult ma mingid Instagram ads ja asju seal teen ikkagi oma brändile, aga see tundus nii sürgeik lihtsalt ja kirjutas, et tere, et meile väga meeldib su bränd, me korraldame sellist üritust nagu Fashion Factor Dubais ja et kas oleksid huvitatud osalemast ja teeme Zoomi kõne. Ja siis see Zoomi kõne oligi minu jaoks see, et nagu, kui ta oleks mingisugune bufflott, et siis kes see mulle sealt vastu vaatab, on ja. Aga tegime selle Zoomi kõne ära ja ma mäletan, kui ma selle läpaka nagu kinni panin, siis ma mõtlesin oma ette, et okei, mis siis nagu nüüd saama hakkab, et ennem sa tutvustasid mind ka kui nagu disainer, et tegelikult see sõna disainer tuli mulle nüüd siin kevade paiku nagu juurde ja ma ei suutnud seda mitte kuidagi alla neelata, sest ma mõtlesin, et oodake, et ma tegin oma brändi, et kuidas minust üleöö nüüd nagu disainer sai, vaata, aga ja aga niimoodi saavadki tavaliselt disainerid ei tulegi tegelikult
nagu kunstiakadeemiast, vaid need nagu hakkavadki lihtsalt Nad lihtsalt ja hakkavad. siis nendest saavad disainerid, et No ühesõnaga, ma lihtsalt mitte, et ma hakkasin. tahaks nagu mingit lihtsalt see on tendents, ma tean, ma tunnen nagu seda ja siis me läksime sinuga ja paljude teistega veel, aga läksime Dubaisse. Ma tegin selle moeshow seal ära ja no seal oli see asi hoopis teisiti üles ehitatud, et mitte nagu meil Eestis on, et Tallinn Fashion Week 2 päeva, asja nimi on Fashion Week, aga üritus kestab 2 päeva, vaata, et noh, see on ka siuke nagu natuke naljakas. Aga jah, et seal kestis see asi kokku vist üldse mingi 5-6 päeva ja seal oli tegelikult hästi nagu ütleme disainerite jaoks hästi targalt ja loogiliselt üles ehitatud, et siuksed päevad nagu pitching your brand to the investors and buyers. Et noh, sellised kuidas ma ütlen, networking ja inimeste kokkuviimine ja asjalikud inimesed kõik ühes ruumis kuskil koos, et ja sealt tegelikult tuligi mulle see diil ju, millest sa vist tahad ka teada, Ei, no kui sa tahad sellest rääkida, põhimõtteliselt, kuna ma olin ise seal ja käisin igal pool kaasas, siis mis tundub mulle, mida meil Eestis ei ole ja ilmselt see põhjus on ka selles, et keegi ei taha väga kedagi aidata siin sektoris, sest et see klientuur on niikuinii nii väike, et kui kellegi läheb hästi, siis nagu ma ei aita teist, vaata, on ju, mis ei ole tegelikult kõik nagu ei tore. ole sellised. Kõik ei ole sellised, aga noh, selline suurem enamus on ju, eks ju, me räägime siingi alati suurest, alati on erinevusi, aga seal oli just väga toredasti oligi see, et inimesed said omavahel nagu tutvuda ja see on see koht, kus sul päriselt tekivad mingid võimalused. See, kui sa lähed, teed kuskile mingit moeshow'd, on ju, nii, teed, osaled mingil fashion week'il, aga kui sa ei suhtle nende inimestega ja ei saa nendega rääkida, siis niikuinii ju midagi juhtuma ei hakka tegelikult. Ei, no mina läksin täis panga peale sinna ikkagi selles mõttes, et ma ütlesin kohe, et ega ma ei lähe sinna nalja tegema, et ma ei võta nüüd Eestist oma 15 riidekotti ja ei pane nagu ja Anetet ja ei pane lukke kokku ja ma nagu lihtsalt nagu tühjade pihkudega tagasi sealt tulen, et nagu see ei olnud minu plaan ja ega ma sealt niimoodi tagasi ei tulnud ka, et tegelikult sellest Dubai asjast tuli mul väga-väga hea diil. Pean natuke sellest nagu lähemalt rääkima, et nagu kuulajad hiljem aru saaksid, aga noh, ütleme Net-a-Porterist Farfetchist oleme me kõik asju tellinud, eks ole. Noh, Dubai inimestel on selline asi nagu Falcons. Tegelikult tähendab see mingit kajakat või midagi, ma ei tea, mis see suur linn, mis neil seal on, aga see on nende jaoks nagu püha ja ühesõnaga selle ettevõtte nimi on Falcons, mis tegelikult siis müüb Hermesi, YSL-i, Chanel'i, Diori oma lehel ja see Falconsi inimene siis tegelikult ju pistis mulle visiitkaardi pihku ja ütles, et kas sa sooviksid, et sinu bränd oleks ka esindatud meie lehel ja siis ma olin nagu niimoodi, et oodake, kuidas ma nüüd sinna Hermesi ja nende sekka juba sain, et alles ma olin Eestis, nüüd ma olen Dubais ja nüüd ma olen juba otsapidi nende keskel seal. No, aga äkki üks hetk oled Farfetchis ka? No, why not? Vaatame. You never know. 2025 ei ole läbi veel on, et. Ja, no kuule, sul on neid aastaid veel, see juba kõike selle aastaga ära tegema. Jah, tõsi. Okei, no ma arvan, et see, nagu ma olen sinuga rääkinud, ka see Dubai on kindlasti sinu juba materjali mõttes väga nagu potentsiaalikas turg ja kindlasti üleüldiselt ka. No inimesed arvavad just, et tegelikult, et ei ole sellepärast, et seal on nii palav ju, kes see tagiga seal käib. Aga noh, ma tuletan meelde, et Dubais elab meil ikkagi väga palju rikkaid inimesi ja ega nad nüüd kogu aeg ka seal Dubais ei ole, et nad kindlasti käivad vahepeal ka nende nahktagidega kuskil mujal. Kindlasti. Aga kui me nüüd ikkagi tuleme, sa väga ei tahtnud sellest rääkida, et aga kui me tuleme nüüd et kui me nüüd ikkagi tuleme tagasi nagu nende unistuste ja mõtete juurde, siis kas sa näed, et okei, nii nüüd on see Dubai, võib-olla sealt tuleb veel midagi, võib-olla sa tuled veel sinna, tuled reisile, võtad asjad kaasa, seal saad kellegiga kokku, aga kas sa näed, et see bränd võiks üleüldiselt liikuda veel kuskile, ma ei tea, Euroopas? Absoluutselt. Selles mõttes ma olen hästi, kuidas ma ütlen, siuke no numbrid peavad paigas alati olema, aga noh, järgmine suund võib-olla ma ise mõtleksin, et tegelikult Furgoel kui brändile võiks olla sinna Londoni poole. Ja selles osas ma tegelikult olen natukene mõningaid samme juba teinud, aga nagu ma ütlesin, ma ei taha asjadest liiga vara rääkida. Ja noh, kui ma midagi teen, siis te niikuinii kuulete. Siin Eestis kuuleb sellest veel palju, sa natukene tead, aga laseme paar kuud edasi. Et jaa, Furgoel on plaanid suured ja kindlasti tootevalik suureneb paljuski nii naiste asjade osas kui ka noh,
nagu ma mainisin, et ilmselt tulevad need meeste nahktagid kõik järjest, ma ei jõua enam kuulda nende sõprade koputusi, et kuule, ma tahaks tagi osta, et ta kunase meestele tegema hakata. Ja, aga näiteks see cut on ju, Sobiks see meestele on ka. väga maskuliinne tegelikult ja see teed lihtsalt nagu meeste suuruse on ju, ja võib-olla ei pane mingi see hõbedasi lukka. baby girl sinna taha, siis ongi Baby girl ei ole. baby girl ei pane. Sinul on couture is an attitude. Noh, aga see ongi mu lemmiktagi. See tead, keegi ütles mulle... Kuule, kuulsid, see on mu lemmiktagi. See tead, et keegi ütles mulle, et kuule, et jah, et sul on väga ägedad need tagid ja kõik, et aga kõik on kuidagi nagu ülbe alatooniga, vaata. Või et kõik on nagu siuke attitude'iga kuidagi nagu. Ja siis ma hakkasin mõtlema nende peale, kurat vist on, jah. No jaa, aga keegi ustas, kui sa paned selja peale sealt laav või ma ei tea, mis see on. Üks asi, mida ma tahan kindlasti öelda, on see, et mul on hästi palju küsitud, et kas ma saan ise mõelda, et mis ma sinna selja peale panen. Ja noh, see on muidugi läbikäin nali, aga ma teen seda ükskord veel, et ei, te ei saa mõelda, sellepärast, et ma ei taha neid Princess Marisid siin linna peal näha oma brändi nime all, et noh, inimeste nagu see, kuidas ma ütlen, et nagu kes iganes mu juurde selle küsimusega tuleb ja mis iganes ta nimi on ju, et see tegelikult nagu lörtsib selle asja lõpuks ära. Ja, et sina hoiad oma brändi nagu ta on sellisena. Ja mina näen oma brändi sellisena, nagu ta nagu on ja mina mõtlen need tooted välja, kui kellelegi need meeldivad, siis ma olen väga rõõmus. Ja tundub, et paljudele meeldivad. Mulle tundub tõesti. Ma ei oleks osanud arvata seda, sest ma räägin, kui me pikutasime suga seal Marrakechi basseini ääres ja kui mul need esimesed tellimused tulid ja ma olin Anette juures mingi oot, mul ei ole pakkepaberit, mul ei ole karpe, mul pole mitte midagi, oot, kus ma need saan, Ette mingi calm down nagu umbes, et nagu mina osta praegu pakendikeskusest midagi. Et ole õnnelik, et sult keegi üldse midagi ostab, vaata mis asja nagu, et jah. Ja ma mäletan, see on päris kiiresti arenenud ja ma mäletan, kui sa rääkisid, siis ma olin mingi ja muidugi, davai, tee valmis midagi, vaata, hakka pihta, vaata, tee, davai. Ja no, minu meelest need CD asjad on ka nagu lihtsalt mega lahedad ja et neid värve saab nagu kompunnida, nii klassikaline, nii lihtne asi, mida kanda nagu, et reaalselt, kui sa mõtled, tahad midagi kanda, siis nagu toeta Eesti asja. Tead, mis mulle meeldib? Et me oleme kuidagi üksteise kõrval olnud täielikult. Ja selle arengu jooksul. Kui sina nagu nii, siis kui sina kasvasid ja kui mina kasvan, noh, sina nagu endiselt ja sina ka endiselt kasvad, aga me oleme kuidagi nii kõrvuti olnud ja me oleme seda nagu nii, nagu sõna otseses mõttes nii nullist näinud seda asja, et kuidas see nagu läinud on ühe hetkega, et see on äge ja täna me istume suga siin. Ja ega ma vist väga kellegile teisale ei räägigi neid asju niimoodi, kui ainult sulle niimoodi vist jah. Ja siis vahepeal rahvale ka niisama vaata. Aga see ei olnud oma vahel ikkagi või? Ja see ei olnud oma vahel. Huvitav küsimus, mida ma tahtsin küsida või mida arutada on see, et me kõik teame, kus riigis me elame, kui väike see on, mis me praegu olukord siin on ja sa ise oled ka kuulnud, et inimesed on, et kuidas sa ajad siukest mingit äri, nagu moeäri, et mis sa üritad sellega saada, et kuidas su vaade sellele on, et Eestis teha sellist asja? Ta ei ole ju tegelikult lihtne. Eestis üldse mingit äri teha ei ole lihtne, on ju. Ei ole. Teha mingit rõiva asja. Ei ole lihtne. Ei ole lihtne. Ei ole lihtne, jah. Oota, mis su küsimus täpselt on? No küsimus on selle, mis sa sellest arvad, et kas sa pigem mõtled tuleviku mõttes, et sa pigem näed, et sa liigud välja. Või sa näed, et siin ikkagi on mingi... Ei, Eestis on, see on loll jutt, et Eestis ei ole üldse nagu turgu on selles mõttes, aga ma arvan lihtsalt, et see saab üks hetk ringi peale, et see on selle asja probleem ja kui sa ei mõtle juba varakult neid samme natukene väljapoole, siis noh, üks hetk on tuuga selles mõttes, et noh, sa võid neid tooteid kui palju nagu välja mõelda, aga noh, lõpuks on kõigil need tagid meil selles, et ja mis siis saab, et nagu ma pean vaatama väljapoole oma asjadega. Ja noh, tegelikult ma ju vaatangi. Ja muidugi, aga kui nüüd on näiteks keegi, kes kuulab meie podcast ja vaatab, näed, et siin minul on, eks ju, oma mingi asi, sinul on oma asi, siis kuidas sa annaksid näiteks nõu, et keegi, kes tahab alustada oma asja tegemist, oma brändi või oma ettevõtet, et kuidas nagu alustada või kas sul on mingi nõuanne? Minu nõuanne on see, et kui sa tunned, et sul on kindel visioon ja idee, siis jää oma asja juurde, et ära lase ennast teistel mõjutada ja ära vaata, mida teised ümberringi teevad, et tee nagu oma asja, et see töötab tegelikult. Ja ma olen nõus, et kõige paremini hakkad asjad toimima siis, kui sa nagu pigem ei vaata üldse, mida teised teevad, siis nagu asjad hakkavad minema. Ja siis ma tahtsin veel küsida selle jutu jätkuks veel, et kui sa täna müüd näiteks Eestis, siis
kuidas sa tunned, et kuidas see müük kõige paremini otsemüük on ju, et ikkagi see sinu suhtlusringkond, see, et sa suhtled inimestega, sa käid läbi, on ju, et see on tegelikult see, mis Eestis töötab pigem. Ma ei ole seda üldse saladusena hoidnud, et noh, et iga reede, kui mina nagu väljas käin, siis ma ikkagi tulen nagu 3 ja 4 tagi on jälle müüdud, et laupäeva hommikul on võib-olla natukene hõre olla küll, aga nagu pangakonto on palju ilusam, vaata. Peaasi, et tervise peale liiga. No jah, noh, muidugi loomulikult see asi ei saa niimoodi nagu toimima jääda, aga paraku see nii on, et eriti minu puhul, sest mul on siuke nišitoode ja kallim pigem, et jah, minul toimub otsemüük ikkagi kõige paremini. Ja kui sa selle klientuuri kätte saad, siis noh, siis tuleb nendega otse suhelda. Ja noh, ma arvan, kui me täna niimoodi nagu välja lähme sinuga, et siis vaata, kas see tähendab, ma saan selle outfitiga välja minna täna või? Mulle päris meeldivad küll need asjad. Ma näen, et sulle meeldib. Ma nägin juba enne. Päris hästi siin nagu, et... Ma juba nägin seda garderoobis, kui sa selga panid, et sulle väga meeldis. No alati ikka natuke peab tegema vink-vink, vaata kunagi ei tea, kus võivad võidud sees olla. Nii, ja siis sina kui disainer. Nii, ma kuulan. Inimestel on kogu aeg, eks ju, naised tahavad uusi asju, uusi riideid. Anna nüüd sina kui disainer nõu, et mis on need asjad, mis peaksid olema naise garderoobis? Mis peaksid olema naise garderoobis? Seda küsimust ma sulle kirjutan. Sa ei kirjutanud, siit seda vastust ei tule, et little black dress, nagu, et seda vastust siit ei tule. Selles mõttes nagu absoluutselt see võib seal olla, aga mina ütleksin siis niimoodi, ühed kvaliteetsed, ilusad mustad kingad, 100%, viigipüksid mustad, 100%, valge triiksärk, 100% ja kõik sinna juurde juba, noh, ütleme, siis sa oled juba tehtud tegelikult, et ma usun sellisse klassikalisse ilusse tegelikult, et minu enda stiil on ka pigem selline, et ega minu sellesse väga nagu neonroosatega kärtskollast asja ei näe. No vahepeal mul sõidab ära vaata kuhugi, siis kui ma kuskile reisile hakkame minema, tellin endale mingit pahna kokku ja siis mis asi see on. Või kunagi, kui sa mulle ütlesid, et kuhugi, kui me läksime reisile ja siis sa vaatasid hommikul, kui ma pakkisin, et mis asju ma sinna viskasin ja miks mul siuksed asjad üldse olemas on. Muidu vaata nagu õhtul pakkida ei viitsinud, on nüüd siis tavai, et hommikul kell 6 on lennuk, et tavai hakkan kell 4 hommikul pakkima, siis ma lihtsalt vaatan seda kohvrisumma nagu nüüd viskas küll ära. Nagu ja finiš oli see, et ma käisin sinu riietega ju. Ja käiski minu riietega, sest et mina võtsin oma korralikud asjad kaasa ja see pani mingisugused, see oli mingi rohelised pükse. Ma ei tea, ei, ma räägin, mul ja see ka sellise Marrakechi reis, et nagu sa arvasid, et sa hakkad seal rämedalt mingid... No ma mõtlesin, ma ei olnud kunagi Marokos käinud, vaata, ma mõtlesin, et see on siuke hästi värviline ja elav ja kõik siuke. Ja siis kõik minu need pruunid ja mustad riided olid lõpuks seljas. Täpselt. Aga jah, ei, no ma olen öelnud sulle, et mul on olnud elus perioodi, kus mul vahepeal nagu viskab ära natuke vaata, et nagu ma katsetan midagi muud, aga siis ma ikkagi saan aru, et need klassikalised mustad püksid ja ilus paar konsaking ja sükene nagu ikkagi siuke minimalistlik stiil on minu stiil. Nüüd sa pead ikkagi hoidma mõistuse selga, nagu sa ikkagi teistele inimestele riideid teed, siis ei ole hea, kui sul ära sõidab ja siis sa hakkad nagu see brändi alt ka vaata. Ei, see oli aastaid tagasi, aga mul need asjad lihtsalt alles kõik. Okei. Kas sul oleks midagi huvitavat veel jagada meie kuulajatega? Midagi huvitavat jagada? Midagi põnevat, mis on tulemas või mida oodata või olge valmis või? Jaa, meil tuleb augustis üks väga äge asi, aga praegu ma seda täiesti 100% veel välja reklaamida ei saa, aga ma võin võib-olla nii palju öelda, et nagu ma rääkisin nendest sloganitest ennem, et tegu on kunstiga ja kunst ja üldse kõik siuke, et midagi sinna suunas. Ja tuleb üks hästi äge event. Mina tean. Jaa, aga omavahel on, jah? Jaa, omavahel. See on nüüd omavahel ja vaatame, äkki me saame niimoodi selle podcasti välja, et ennem seda siis saame info sellega panna. Vot. Vormast ka räägime või? Aga mis sa rääkida tahad? Ütle, mis sa rääkida tahad? Kas me oleme sind inspireerinud brändi tegema või? Ei, brändi tegema ei ole, aga endast lugu pidama absoluutselt selles mõttes. Sest see on ikkagi ju väga oluline, et kui sa paned ju riided selga, et siis kuidas sa riiet all ennast tunned. Täpselt, muidugi. Nii et ja ega minu paljud kliendid on ju need samad, kes sul siin saalis on nagu, et... On väga palju kattuvaid kliente, et me võime mõelda näiteks ühispaketile, et see
Furgo ees Aga- silkset pluss 8 korra mingi kaart. aga meil mingid, ei no mingid, ma ei mõtle selliseid pakette, aga me mingitest pakettidest meil juba varsti võib-olla rääkida ju. Mitte Jah. pakettidest me ei räägi, aga Jah, kuna mina arvan, et sõpru peab toetama. mina ka. Ja kuna me nüüd oleme, ma ütlesin, kusjuures ma tegin kunagi nalja, kui mul see podcasti see tuli, on, et sa ütlesid mulle, et kuidas sa nüüd seda podcasti hakkad tegema, vaata, on, et nagu mingi influenceriks ära, vaata. Ma ütlesin, vaata, varsti istud ise seal oma tagiga seal see diivani peal. Ja millal me siis kutsusin 2 päeva tagasi, mingi, kuule, Kelly, äkki tuleb podcasti või? Ja davai, ma tulen, vaata. Näed, kuidas elu muutub, sa sööd oma sõnu siin praegu. No, jah, nii on. Ma pean tunnistama selles mõttes, et... Mina kunagi ei, no ma podcasti mõtlesin lihtsalt, et no kui hull see ikka olla saab, vaata. Ma niikuinii plärame nagu... Ei olnud midagi hullu. Absoluutselt polnud hullu. Võib-olla lihtsalt keegi... Eks me pärast näeme muidugi. Võib-olla lihtsalt keegi näeb ja vaatab, et oi, kui äge bränd ja kui toredad tooted, et kindlasti panen üles sinna kodulehe, Furgo kodulehe ja kogu info ka ja kindlasti kõik andmed, kust leida. Mis sa arvad, mis me 5 aasta pärast räägime? Kui me peaks mõtle seda sama situatsiooni, mis praegu on, mis me 5 aasta pärast samamoodi. Ma loodan, et me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus tiited karjuvad kõrvale. Kus meil võib olla mingi väänik ka ja me saame oma asja sealt kõrvalt ajada. Ma arvan, kui nagu sa teed ühe, ma teen ühe, siis nagu nad saad seal koos vaata, nagu Tavai. midagi teha. Ütle mulle siis. Tehke midagi, vaata, emme teeb podcasti praegu. Et selles suhtes, et ma loodan, et see juhtub ja ma loodan, et me jõudsalt oma asja edasi. Ja nii väga, kui ma Eestit ka ei armastaks ja kui tänulik ma ei oleks selle nagu põhja eest, mis ma siin olen teinud, ma loodan, et meil on võimalus ka liikuda väljapoole. Ja ma arvan, et see on suhteliselt tõenäoline. Ma usun ka sellesse. Jah, et vaevalt, et me kindlasti 5 aasta kontekstis ei ole oma seda äri veel nagu maha pannud, et võib-olla lihtsalt mõni uus mõte tulnud ja kaugemale läinud, aga ma arvan, me teeme sama asja ja mine tea, vaata, need tavaliselt, kes on mingisuguse eduka businessi teinud, lõpuks hakkavad neid mentorluskoolitusi tegema, kuidas luua ettevõtet. Et kui mul enam ei lähe Formastuudioga, siis teate, et Anette hakkab tegema neid, kuidas luua ettevõtet koolitusi. Ma arvan, võtaks välja küll. Okay. Sign me up. Et ei, no sa võib koos hakata läbi viima, vaata, kuidas luua brändi, kuidas luua imagot. Et mul on tagaplaan olemas, vaata, kui mul nagu midagi sassi läheb, alati peab plaan B olema. Tubli. Kuule, aga mul on suur rõõm, et sa olid nõus nii hilise teatamisega, et tavai, ma tulen kohale tulema. Mul on väga hea meel, et sa oled leidnud endale mingi asja, mida teha. Ma näen, kuidas sa naudid seda, kuidas su silm särab, kuidas sa räägid sellest nagu nii põnevilise, nagu ma näen niimoodi, nagu silmad põlevad, et mul on tõsiselt hea meel su üle. Ma olen su kõrval ja ma arvan, kuulajatel oli ka väga huvitav seda tagatausta kuulda. Aitäh sulle, kallis Anette, et sa kutsusid mind. Aitäh sulle.